Suhteliselt harva võtavad autotootjad ette mõne mudeli väga kardinaalse muutmise. Selles vallas on hea näide kindlasti uus Kia Sorento, mille 4. põlvkond on kohale jõudnud ja see masin on muutunud. 4. põlvkonna Sorento on täiesti teistsugune, kui oli seda 3. põlvkond. Et seda on nii välimuselt disaini poolest, et ta pigem meenutab sellist Ameerika turuautot ja ka mõõtmetelt on ta pigem ameerikalikum, ehk et on suurem kui eelmine Sorento oli, et sentimeeter igas suunas ja lisaks veel ka 3,5 sentimeetrit teljevaheruumi, mis siis tähendab ka seda, et ka autos seest on ameerikalikult suur, et teise rea reisijatel on peaaegu 10 sentimeetrit rohkem jalaruumi, kui seda oli eelmisel põlvkonnal. Ja see teeb selles mõttes sellise 7-kohalise auto hästi mõnusaks ja suureks ja mugavaks kõikidele reisijatele. Et võib-olla tehnoloogilise koha pealt on siis ka selle auto peal väga palju uusi igasuguseid põnevaid tehnoloogilisi turvalisuslahendusi kui ka mugavuslisasid. Nii et on üks väärt auto. Auto seest vaatab vastu kohe autoehituse kõrgtehnoloogia ja materjalide poolt luksuslik valik. Suured ekraanid, täiesti uudne ekraanide ja sõidukite manageerimine. Tõepoolest, et uuel Sorentol on peal siis 2 suurt digitaalset ekraani, et on navigatsiooniseadme ekraan, mis on siis 10,25 tolli ja 12,3 tolline siis näidikuplokk, mis on samuti siis elektroonne ja kuhu siis võib-olla kõige uudsema tehnoloogilise lahendusena võib näha seda, et pimenurga andur on muutunud monitoriks ja pimedaid nurki siis suunatule sisse lülitamisel kuvatakse siis selle näidikuploki ekraanile. Ja loomulikult igasugused muud infolusti lisad, mis kõikidel moodsatel ja kaasaegsetel autodel peal on samamoodi ka siis Sorentol peal. Siin pakume teile meeleolu, mida annab valida sõiduki meediablokist. Tahad ookeanemüha või kohvikukära või tulepraksumist, seda kõike siis, kui raadiost voogav info hakkab ära väsitama. Antud hetkel on siis meil hinnakirjas 2,2 diiselmootor 8-käigulise DCT kastiga ja me pakume seda ainult täisvarustuses, nii et me ei saa rääkida hind alates, sest see hind ongi selline ja põhjus on selles, et Sorento üldiselt ajalugu on näidanud, et Kia klient ostab Sorentot ainult täisvarustuses. Nii et meil ei olegi mõtet üldse pakkuda midagi vähemat. Mootorite valik järgmine aasta laieneb, et ilmselt umbes märtsikuuks on meil oodata siis ka 1,6 turbomootoriga hübriidversiooni ja samamoodi siis 1,6 turbomootoriga ka pistik hübriidversiooni. Nii et mootorite valik ja suureneb. Kes ihkab mugavust ja ülimat turvalisust, siis Kia Sorento on teie masin. Proovige, oht on armuda.